Tere siis tagasi meie kursusele. Täna räägime sellistest mõistetest nagu pinge, vool ja võimsus ja nende omavahelistest seostest. Täpsemalt siis sellised mõisted nagu pinge, vool, takistus ja võimsus ja nende vahelised seosed. Räägime Ohmi seadusest, räägime elektriahelast, komponentidest ja veel mõnest üksikust asjast. Alustame algusest. Mis on pinge, mis on vool, mis on takistus? Pinge kui selline on siis füüsikaline suurus, mis näitab kahe punkti vahelist elektrivälja potentsiaalide erinevust. Ehk et põhimõtteliselt, kui palju tööd tuleb siis teha ühiku laengu ümberpaigutamiseks ühest punktist teise. Üheks punktiks saab olla ka siis maa ja tema potentsiaali loetakse siis kokkuleppeliselt nulliks. Alalispinge on siis selline pinge, mille suurus ja suund ajas ei muutu ja vahelduv pinge on siis pinge, mille suurus ja suund võivad ajas muutuda. Alalispinge on siis seotud ka alalisvooluga ja vahelduv pinge on seotud vahelduvvooluga. Vahelduv pingel ja voolul käesoleva kursuse raames väga palju ei peatu, kuna see teeks materjali palju keerulisemaks ja pikemaks ja samas suuremat kasu sellest ei pruugi olla. Automaatika ja nutikodusüsteemid kasutavad enamasti väikest alalispinget, mitte rohkem kui 24 volti ja meie siis oma kursuse raames pigem jääme 5 voldi piiridesse. Pinget siis mõõdetakse voltides, nagu juba aru on saada. Valemis kasutatakse siis tähis kas U või V, sõltuvalt siis millisest riigist see valem pärit on, et inglisekeelsetes riikides kiputakse kasutama V-d, vahel ka E-d, aga meie pigem kasutame uud Eestis. Pingeallikaks võib siis olla aku, toiteblokk, patarei ja nii edasi. Tema eesmärgiks on siis ahelas tekitada pinge enda siis pluss- ja miinusklemmide vahel. Kui ahelaga ühendada ainult toiteallika plussklemm, siis vähemalt mingi osa ahelas peaks olema pinge all siis, ehk et tema ahela osa pinge siis maa suhtes on rohkem kui 0 volti. Sõltub siis toiteallika nimipingest. Kui nüüd peaks tekkima maaühendus, ehk et siis ahela teine osa saab kokkupuute maaga, siis läbib ikkagi ahelat elektrivool ja see võib teatud tingimustel isegi hakata liginema lühisvoolule. Ahel on pingestatud, kui vähemalt pingeallika pluss klemm on ühendatud. Pinge mõõtmiseks kasutatakse voltsmeetrit, tuleb ühendada ahelasse rööbiti, see mida see tähendab, jõuame kursuse jooksul ka läbi käia. Siis on meil olemas selline asi nagu voolu tugevus või siis elektrivool või siis lihtsalt vool. Definitsiooni järgi on siis tegu laengute suunatud liikumisega ahelas. Suund siis alalisvoolu ahelates on kokkuleppeliselt positiivselt negatiivsele, kuigi päriselus on siis elektronide liikumine negatiivselt positiivsele, aga seda ei ole vaja väga teada. Kõnekeeles nimetatakse siis ka lihtsalt vooluks. Tugevus on siis elektrivoolu tugevus on siis füüsikaline suurus, mis näitab mingis ajaühikus elektrijuhi ristlike pinde läbinud elektrilaengut. Voolu tugevus on siis seos pinge ja takistusega, mis on siis kehtiv nii alalis kui vahelduvvoolu ahelas ja vahelduvvoolu ahelas on siis tavalisele aktiivtakistusele lisaks ka reaktiivtakistus ning see mõjutab vahelduvvoolu ahela voolu ja pinge arvutusi. Nendest me rohkemat tegelikult väga ei räägi. Ja alalisvoolu juures seda ei ole vaja silmas pidada. Ahelat läbib siis vool, kui ahela mõlemad otsad on ühendatud toiteallikaga või kui miinusots on saanud maaühenduse. Ehk et tekib siis ahela otste vahele potentsiaalide erinevus. Vool on siis võrdeline pingega ja pöördvõrdeline takistusega. See on kerge Ohmi seaduse definitsioon juba. Sinna me jõuame veel täna. Voolu mõõdetakse amprites ja valemis tähistatakse siis tähega suur I. Kõik pingeallikad on ka vooluallikad, ehk et kui me toiteallika ühendame ahelasse, siis hakkab ahelat läbima vool, ehk et siis muutub pingeallikas ka vooluallikaks. Sellepärast kasutatakse neid termineid ka väga sünonüümselt täna. Mõõtmiseks kasutatakse siis sellist asja nagu ampermeeter. See tuleks nüüd ahelasse ühendada jadamisi.
või saab ka kasutada niisuguseid asju nagu ampertangid, mis siis on sisuliselt oma olemuselt näevad välja natuke nagu tangid ja võtavad siis lihtsalt juhtme ümbert oma pooltega kinni ja siis läbi siis induktsiooni saab põhimõtteliselt mõõta voolu. Lisaks siis kahele eelnevale on olemas ka niisugune asi nagu takistus, mis siis põhimõtteliselt iseloomustab juhi omadust avaldada elektrilahingute liikumisele takistavat mõju. Alalisvooluahelates esineb siis ainult aktiivtakistus. Kuidas sellest aru saada on see, et aktiivtakistus on selline takistuse tüüp, mille mõju avaldub soojusena. Ehk et mida suurema takistusega on element, seda soojemaks ta läheb, sõltuvalt siis, kui suurt voolu sealt läbi lastakse. Ehk et seal põhimõtteliselt kehtib ka natuke energiajäävuse seadus, ehk et midagi ei lähe kaduma, kõik siis kogu elektrienergia, mis siis ahelasse antakse, mis ei muutu kasulikuks tööks, muutub soojuseks. Vahelduvooluahelates on olemas ka siis niisugune asi nagu reaktiivtakistus. Nii palju sellest rääkida, et tegevust on siis mahtuvusliku, näiteks kondensaatorist tekituva ja induktiivsusest ehk et näiteks poolist või trahvost tekituva komponendiga. Reaktiivtakistus koos aktiivtakistusega moodustab siis vahelduvooluahelas näivtakistuse ehk et impedantsi tähistatakse tähega Z ja ühik on ikkagi ohm ning on sagedusest sõltub. Pöördsuurus on elektrijuhtivus, mis siis põhimõtteliselt näitab ainult seda, et kui hästi või halvasti mingisugune materjal, keha, aine suudab elektrivoolu juhtida. Metallid on päris head elektrijuhid, on olemas materjale, näiteks erinevad plastikud ja nii edasi, mis elektrit väga hästi just juhtida ei taha. Takistus mõõdetakse siis oomides, kreeka niisugune tore täht nagu oom või omega, valemites tähis siis R, eriti alalisvooluahelates. Ja kasutatakse mõõtmiseks niisugust asja nagu oommeeter ja seal tuleb mõõtmist teostada pingevabas olukorras, ehk et tegelikult näiteks takistuse mõõtmiseks tuleks takist isegi ahelast välja võtta, kuna muul juhul on valetulemite saamine väga-väga tõenäoline. Ja nende kolme asja mõõtmiseks on olemas üks seade, nimetatakse multimeetriks, mis multimeetri puhul on siis tegemist seadmega, kus on ühte seadmesse koondatud nii volt, ampermeeter kui oommeeter, aga suudab mõõta siis, ehk et on üks seade, mõõdab 3 erinevat komponenti või siis osadel puhkutel ka rohkem. Aga nüüd siis ohmi seadusest täpsemalt. Saanud nime siis George Simon ohmi järgi, loob seose pinge, voolutugevuse ja takistuse vahel. Ohmi seaduse otse definitsioonina oleks siis, et ahelat või selle osa läbiva voolu tugevus on võrdeline ahela otste pingega ja pöördvõrdeline ahela osa takistusega. Ehk et kui nüüd vaadata seda valemit, kus siis vool võrdub pinge jagatud takistusega, siis täpselt seda see tähendabki. Päeva lõpuks on see siis see, et kui me tõstame pinget 2 korda, jätame takistuse samaks, on ahelat läbi elektrivool ka 2 korda kõrgem. Samas, kui me tõstame ahela takistust 2 korda, jättes pinge samaks, muutub ahelat läbi vool 2 korda väiksemaks. Kui võtta veel lihtsamalt, siis vool tõuseb pinge tõustes ja langeb takistuse tõustes. Erijuht on see, kui tõsta siis nii pinget kui takistust mõlemad siis sama arv kordi, näiteks 2 korda, siis ei muutu ei vool, siis vool ei muutu, tähendab, kuigi pinge ja takistus siis suurenesid, aga need muudud taanduvad ja tulemuseks on sisuliselt 0. Põhimõtteliselt kehtib see seadus eelkõige alalisvooluahelas. Kuna vahelduvooluahelas siis tuleb arvestada, näivtakistusega, aga põhimõtteliselt valem jääb suures osas samaks. Pildil olen lisanud ka ühe ohmi seadust selgitava joonise, kus siis tore ohm takistab ampritel liikumast läbi juhtme, mida voolid tagant lükkavad. Ja siis on veel selline joonis siin juures, nimetame siis ohmi seaduse kolmnurgaks, kus horisontaalne kriips näitab jagamist ja vertikaalne näitab korrutamist. Kui siis otsitav suurus kinni katta, siis ülejäänud tähised moodustavadki selle valemi, mille järgi me saame siis selle suuruse kätte. 3 erinevat komponenti on ka siis eraldi veel slaidil ära toodud. Kui nüüd teha üks kiire arvutuskäik ka läbi, oletame, et meil on olemas siis ahel nime, kus siis pinge on 20 volti, takistus on 100 ohmi, saame arvutada ahelat läbiva voolu,
jagades siis pingetakistusega ehk et 20 volti jagame 100 ohmiga, saame vastuseks 0,2 amprit, mille siis tulemus on 200 milliamprit. Tõstes nüüd pinget 40 voldini, saame uue arvutuskäigu, kus siis tuleb 40 jagada 100-ga, tulemuseks on 0,4 amprit ehk et 400 milliamprit. Aga kui me nüüd tõstame samas olukorras ka takistust 100 ohmi võrra ehk et 200 ohmini, saame siis uuesti tulemuseks 0,2 amprit ehk et 200 milliamprit. Ehk et see on nüüd arvutuslikult selgitab ära täpselt sama juttu, mis oli eelmisel slaidil kirjas. Et kui me tõstame pinget, tõuseb ka vool, tõstame takistust, vool langeb ning kui tõsta mõlemat ühe palju, jääb vool samaks. Ja siis on veel olemas niisugune tore onu nagu Kirchhoff ja temal on olemas 2 seadust. Esimene seadus on siis see, mis ütleb, et elektriahela hargnemispunkti suunduvate harude voolutugevuste summa võrdub hargnemispunktist väljuvate harude voolutugevuste summaga, mis tähendab siis sisuliselt seda, et ahela jagunemisel ei kao voolutugevus kuhugi ära, vaid jääb summaarselt sama suureks kõikide ahela osade liitumisel. Ehk et saab siis, kui me ahela osadesse mineva voolu omavahel kokku liidame, saame siis tervet ahelat läbiva voolu tagasi teada. Ehk et põhimõtteliselt on tegemist siis laengu jäävuse seadusega. Kõik laengud, mis ahelasse sisenevad, peavad sealt ka väljuma, ehk et laengud ei kao kuhugi ja need ei teki kuskilt maagiliselt juurde. Saab vaadata ka selliselt, et sõlmpunkti suunduvad voolud on positiivsed, sealt väljuvad voolud on negatiivsed ja tulemus on siis võrdne nulliga, ehk et sama mõte, et mitte midagi ei kao, mitte midagi ei teki, kõik jääb täpselt samaks. Ahelatest siis täpsemalt räägime natukene hiljem ka. Ja teine seadus kehtib siis pinge kohta, mõte jääb ütlema sisuliselt samaks, ehk et ahelosade pingelangude summa peab võrduma toiteallika nimi pingega. Tuntakse ka kui siis Kirchhoffi pingeseadust, ehk et kinnise elektriahela pingete summa võrdub selle ahela kõigi harude pingelangude summaga. Saab vaadelda ka kui energiajäävuse seadust, ehk et pinget ei teki kuskilt juurde ega kao ka kuhugi ära. Mis siis tähendab sisuliselt seda, need 2 seadust siis, et laengukandjaid ehk et elektrone ei saa ahelas kuhugi ära kaduda või maagiliselt juurde tekkida. Ehk et summa summarum peab ikkagi sama olema. Ja nüüd siis järgmine suurus nimega võimsus ja tema seos pinge ja vooluga. Alalisvoolu ahelas siis on meil ainult aktiivvõimsus, näitab siis võimsust, mida saab muuta kasulikuks tööks või salvestada teiste energialiikidena. Vahelduvoolu ahelas lisandub siia juurde siis ka reaktiivkomponent ja võimsustegur cosinus phi, aga nendel me ei peatu kursuse jooksul, kuna vahelduvoolu ahelatega nutikodudes me tavaliselt väga palju ei tegele. Võimsuse arvutamiseks on lihtne valem, kus siis võimsus võrdub pinge korda vool ja seda mõõdetakse vattides ja tähis siis nagu valemist juba näha on P. Mis puudutab vahelduvoolu ahelaid veel nii palju, siis kui lihtsalt korrutada just koduses majapidamises ikkagi pinge ja voolu ainult omavahel, siis suurusjärgu saab ikkagi teada, kuna kodudes enamus seadmeid on aktiivtakistusega, siis see on enam-vähem õige, mis sealt tuleb. Mitte päris täpselt õige, eriti kui on kuskil pingeid alandavaid komponente, aga mõte jääb samaks. Siin on ka siis üks illustreeriv pilt valemite kohta, et milliseid valemid on võimalik veel tuletada siis nendest seadustest nii takistuste kohta kui ka siis võimsuse ja voolu ja pinge kohta, et nad kõik on omavahel niimoodi seotud. Nii, nüüd räägime elektriahelatest midagi. Elektriahel koosneb siis aktiivsetest ja passiivsetest elementidest. Aktiivseid ja passiivelemente saab jagada näiteks selliselt, ütleme, et toiteallikad on aktiivelemendid ja tarbijad on passiivelemendid, ehk et neilt eraldub soojus. Samas kasutatakse jagunemist selle järgi, ütleme, et passiivsed on näiteks takistid, kondensaatorid ja poolid. Nendel puudub võimendav toime, samal ajal kui on siis aktiivsed komponendid on siis näiteks transistorid ja dioodid, kus siis põhitunnuseks on võimendustoime. Elektriahelas võib kulgeda vool. Miks ma kasutan siis sõna võib on see, et kui me ei ole ahelasse pinget saatnud, siis ei saa seal ka voolu olla. Aga kui ahela otstel on pinge, siis on seal ka vool. Ahelas ühesuguse vooluga osa on haru. Jõuame selleni ka kohe, mis see tähendab.
ja 3 või enama haru ühenduskoht on sõlm. Me jõuame jadaahelani ja see jadaahel ongi siis põhimõtteliselt sama situatsioon, kus siis vool ahelas ei muutu. Ehk et, aga alustame algusest. Ehk et ahelas on siis komponendid jadamisi, kui ühe komponendi miinuspool on ühendatud järgmise komponendi plusspoolega. Tähendab siis seda, ütleme, et meil ei ole mitte plussid omavahel ühenduses ja miinused omavahel ühenduses, vaid on ühe siis väljund on teise sisendiks, on ju. Ja selliselt on siis vool kogu ahelas ühesugune. Komponentidel tekib pingelang, millede liitmisel me saame siis allika nimipinge ja takistused on samuti liituvad, ehk et ahela kogu takistus võrdub komponenti ühe takistus pluss komponent teise takistus pluss n komponendi takistus. Nimetatakse ka veel jadaühenduseks ja järjestikühenduseks ja joonisena näeb välja selline, ehk et kui võtta nüüd takisti R1, temast väljuv ots liigub siis takisti R2 sisendisse ja takisti R2 väljund liigub siis tagasi toiteallikasse. Ja kui nüüd U1 ja U2 omavahel kokku liita, siis me saame kogu ahela pinge ehk et U0 ja I0 on kogu ahela ulatuses samasugune. Ehk et siin voolude jagunemist ei toimugi. Rööpahel on nüüd natuke teistsugune juhtum, kus siis rööbit on siis komponendid selliselt, kui nende plusspooled on ühendatud teise komponendi plusspoolega ja miinuspooled on siis ühendatud teise komponendi miinuspoolega. Rööpahelas on pinge võrdne toitepingega ja vool jaguneb niimoodi, et väiksema takistusega ahelat läbib suurim vool ja voolude summa siis annab kogu ahelat läbiva voolu summa või voolu. Nimetatakse ka paralleelahelaks või rööpühenduseks ja takistuse arvutamiseks on siis valem, kus üks R-indik ehk et siis sisuliselt pöördväärtusena arvutame kõigepealt kokku kõikide takistite pöördväärtuste summa ja pärast siis põhimõtteliselt teeme pöördtehte ehk et võtame nimetaja, määrame lugejaks ja saamegi takistuse teada. Erijuhu puhul siis, kui meil on mitu erinevat sama väärtusega takistit, näiteks 100-ohmiseid takistid on näiteks 3 tükki, saame teha niimoodi, et võtame 100 jagame 3-ga, saame kogu ahela takistuse. 2 takisti korral, kui takistid peaksid olema sama suuruse väärtusega, siis me saame kasutada seda alumist valemit ka. Ülemine on seda natuke kergem. Ja joonisena näeb siis rööpahel välja selline, kus siis R1 on siis sisendi pool on ühendatud toiteallika plusspoolega ja R2 sisend on ühendatud toiteallika plusspoolega. Punktid tähendavad siis ühenduskohta, on ju. Ja väljundid siis miinuspooled on samamoodi omavahel kokku ühendatud ja ühendatud ka toiteallika miinuspoolega. Pinge nende takistite peal või siis pingelang nendel takistitel on täpselt samasugune toiteallika pinge, aga voolud jagunevad siis vastavalt sellele, et kumb takisti on väiksema takistusega, sealt läheb rohkem voolu läbi. Kui takistil on suurem takistus, siis sealt läheb vähem voolu läbi. Voolude liitmisel saame siis ahela kogu voolu, ehk et I0 võrdub I1 pluss I2, on ju. Nii palju veel siia juurde see, et miks on see, et rohkem voolu läheb väiksema takisti juurest läbi, on see, et vool valib alati lihtsama läbipääsu tee. Siuke reegel on. Milliseid komponente meil siis on kasutada? Näiteks kui hakkame mingi kohe varsti tegelema Tinkercadiga, siis on meil hunnik komponenti, mida me saame kasutada, need on täitsa olemas seal. Kõige olulisem komponent, ilma milleta ei ole mitte midagi teha, on toiteblokk. Mõeldud on ta siis ahelasse pinge ja voolu andmiseks. Voolu saab anda siis, kui toiteblokki väljund sisse lülitatakse, muul juhul ei annada ei pinget ega voolu, aga neid saab enamus toiteblokkidel ennem ette määrata, siis väljundi sisse lülitada. Toiteblokkidel on 2 erinevat režiimi. Üks on siis pinget piirav ja teine voolu piirav. Pingepiir on see, kui me paneme maksimaalse pinge ette ja toiteblokk laseb voolul minna nii kõrgele, kui tema enda väljund võimaldab. Enamasti on toiteblokid näiteks 5 amprise maksimaalse väljund vooluga. Kui nüüd vool läheb suuremaks, siis lükatakse väljund lihtsalt või lülitatakse väljund välja, aga põhimõtteliselt muud piirangud seal ei ole. Teine variant on see, et kus toiteblokk üritab hoida voolu, aga siis pingega hakkab mängima, et näiteks pinget alandama, et voolu tõsta mis iganes. Siin on samamoodi värvikood. Punane on pluss, must on miinus.
ja põhimõtteliselt ühendatakse siis päriselus toiteplokk juhtmete kahela külge. Sisselülitamisel saab siis ära määrata väljundpinge ja maksimaalse voolu, mida ahelasse antakse. Põhimõtteliselt mõlemad, aga jah. Paljudel toiteblokil on siis ka, nii nagu ma ütlesin, väljundi sisse väljalülitamiseks eraldi nupp olemas. Ja kui seda ei ole, siis seadistused tuleb teha niimoodi, et toiteblokk ei oleks ahelaga ühendatud. Muidu on oht, et eelmises korras on näiteks jäänud toiteblokile suurem pinge peale ja siis me ühendame seadmed, mis siis tahavad väiksemad pinget, siis me põletame need seadmed lihtsalt läbi, kuna pinge läheb liiga suureks. Tinkercadis on siis tingmärk või see komponent selline, ehk et näeb suhteliselt päriselule sarnane välja. See siis võimaldab väljundisse 30 volti või 5 amprit, tegelikult ka mõlemat. Järgmiseks väga oluliseks komponendiks on siis takistid, mis on siis elektroonika üks põhilisemaid komponente ja kasutatakse enamasti kas siis voolu piiramiseks või pingelangu tekitamiseks. Põhiparameeter on siis takistus. Pildil on püsitakistid. Nende puhul on siis see reegel, et takistus ajas ei muutu ning teda läbi vool on siis võrdeline temale langeva pingega. Ehk et siis jah, jagunemine ongi siis selline on ju. Järgmine oleks siis muud takistid, ehk et tema takistust saab muuta. Näiteks ütleme potentsiomeetrite puhul näeb välja selline näiteks. Ja siis on olemas mittelineaarsed takistid, mida kasutatakse mingisuguse füüsikalise suuruse, näiteks pinge, temperatuuri, valguse mõõtmiseks või siis nende nähtuste ärakasutamiseks elektriahelas. Ja siin on siis pildil toodud lihtne termopaar, ehk et selle konkreetse seadme takistus muutub vastavalt temperatuurile. Sellega me saame siis mõõta temperatuuri. Takistitel siis nimi, takistus ja tolerants märgitakse takistitele kas värvikoodi või numbriga. Selle jaoks on siis olemas eraldi tabelid või arvutuskäigud ja sellest nüüd lähemalt. Takistite värvikood või see tabel siis, mida moodi seda värvikoodi lugeda, näeb välja selline. Hakatakse lugema siis seda värvikoodi vasakult selliselt, et see tolerantsi määrav või näitav rõngas jääb siis minust paremale. Ehk et tavaliselt on see rõngas kuldne või hõbedane, siis selle järgi suhteliselt lihtne aru saada, ütleme, et kumba pidi see takisti olema peab. Ja enamasti on ta teistest värvidest natukene eraldi ka. Sõltub nüüd mitme triibuga takistist jutt käib, on ju, et siis näiteks esimesed 2-3 triipu siis näitavad ära lihtsalt väärtust, mis tuleb mingisuguse kordajaga läbi korrutada. Joonisel valumise, ehk tabeli all esimene 4-ribaline takisti on ju, toon näiteks väga lihtne lugeda. Esimene värv on pruun, tähistab numbrit 1. Teine värv on punane, mis vastab siis numbrile 2. Siit saame arvu 12. Ja kolmas triip on roheline, millele vastab siis kordaja 100. Ehk et korrutame arvu 12 100-ga, saame vastuseks 1200 oomi. Umbes selline ta peab olema. Kuldne triip näitab siis takisti reaalne väärtus, ehk kui nüüd hakata oommeetriga mõõtma, siis see väärtus võib värvikoodi järgi arvutatust erineda emmale kummale poole, mitte rohkem kui 5%. Kui eksimus on siis suurem, on takisti tegelikult oma olemusest juba riknenud. Kui me mõõdame, saame näiteks palju suurema takistuse kui 1200 oomi või palju väiksema takistuse kui 1200 oomi, siis seda takistit tegelikult kasutada enam ei tohiks. See on selle lause mõte. Ja siis on teine võimalus, kus siis märgitakse numbriga. Üks variantidest on see, kus pannakse kas siis takisti enda juurde või siis kuhugi lähedale lisalt ütleme sellised numbrikombinatsioonid, näiteks 100R tähistaks siis 100 oomi, 1K tähistab 1 kiloomi. Ja kui kasutatakse kas siis K-d või M-i näiteks numbri keskel, siis see tegelikult näitab koma kohta. Näiteks siis 6K8 tähistab siis 6800 oomi ehk et 6,8 kiloomi. M on siis mega, mõte jääb samaks. Aga just pindjoote takistitel kasutatakse ka teistsuguseid numbreid, mis on siis ka samamoodi prinditud takisti peale. Näiteks on siin toodud number 213, kus siis esimesed 2 numbrit näitavad väärtust,
või siis mingit arvu ja viimane siis 10 aastat, mis oleks siis praegu antud näite puhul 3. Ja arvutamine on siis selline, et korrutame siis 21 korda 10 astmest 3, saame põhimõtteliselt tulemuseks 21 korda 1000 ehk 21 000 oomi ehk 21 kiloomi. Et niimoodi see arvutamine käib. Järgmine komponent ahelas on kondensaator. Kondensaatorid kasutatakse siis näiteks pinge silumiseks või energia lühiajaliseks salvestamiseks. Põhimõtteliselt on siis tema omadus salvestada elektrilaengut ehituselt natuke sarnane tavalisele näiteks telefoni akule. Samas ütleme tema siis põhiline parameeter ongi mahtuvus. Tavaliselt on ka peale prinditud tema maksimaalselt lubatav pinge. Mahtuvust mõõdetakse siis faradites, tähis on suur F, või siis mahtuvuse enda tähis ja valemites on siis tähis C. Tavaliselt siis peaks olema kondensaatori väärtusteks ütleme umbes 1 pikofarad kuni 2000 mikrofaradit. Ehk et mida ma siin olen tahtnud öelda on see, et olemas on siis piko, nano, mikro ja millifaradid. Kui juba jõuame suurusjärkudesse, kus on numbrid faradites, siis tegemist on juba sisuliselt superkondensaatoriga. Tingmärk kondensaatoril, nii nagu eelmises loengus ka näitasin, on väga sarnane siis tegelikult tema ehitusele, ehk et meil on 2 juhtivat elementi või plaati, mille vahel on siis dielektrik. Toodud näitena on ka ütleme, et õhk, dielektrik, ilmselt kasutatakse küll natuke teistsuguseid materjale. Enim levinud on siis 2 kondensaatori tüüpi, üks on siis elektrolüütkondensaator ja teine on keraamiline kondensaator. Elektrolüütkondensaatori puhul tuleb silmas pidada seda, et tegemist on polaarse komponendiga, ehk et ta tuleb ahelasse alati ühendada õiget pidi. Korpusel on elektrolüütkondensaatoritel miinuspool märgitud ja seda tuleb jälgida. Muul juhul lendab see kondensaator õhku, ei tee nalja. Keraamilistel kondensaatoritel polaarsus puudub, seega teda võib ahelasse ühendada mõlemat pidi. Alalisvoolu ahelate puhul on siis see tõsiasi, et kondensaatorit läbib vool ainult siis, kui voolutugevus muutub, ehk et kui ahelad siis kas lülitatakse sisse või välja. Töötab see siis niimoodi, ütleme, et kui ahel sisse lülitada, hakkab kondensaator laaduma, kuni saavutab maksimaalse laengu, ehk et kondensaator saab täis, rohkem ta voolu ei tarbi. Ja nüüd, kui ahel välja lülitada, siis peaks kondensaator hakkama tühjenema just oma miinuspoole kaudu ja siis selle kaudu saab näiteks toita mingisugust teist osa ahelat. Tehakse vahetevahel ka selliseid asju. Ja siis teda läbib jälle vool. Vahelduvoolu ahelas toimub laadumine ja tühjenemine kogu aeg, kuna siis pinge ja voolu suund ka muutuvad ajas, siis osa sellest perioodist kondensaator laadub ja teine osa perioodist ta tühjeneb ja sellises situatsioonis saab teda kasutada näiteks pinget siluva komponendina. Aga vool läbib teda pidevalt. Siin on ka mõned pildid siis kondensaatoritest. Veel üks väga oluline komponent, millega väga palju kokku puututakse, on siis LED. Tegemist on siis valgust eraldava dioodiga. Ehk et diood on komponent, mis laseb voolu endast läbi ainult ühte pidi, siis LED käitub sarnaselt. Kasutatakse näiteks displeide taustvalgustusena, samamoodi ka indikaatorina või siis lihtsalt valgustina. Tänapäeval on LED-valgustid vägagi levinud. Olemas nii ühevärvilised LED-id kui ka mitmevärvilised LED-id. Näiteks RGB LED on mitmevärviline LED, kuhu siis ühte korpusesse on koos pandud punane, roheline ja sinine LED. Vooluahelasse tuleb siis LED samamoodi ühendada õiget pidi, muidu ei läbi ahelat vool, ehk et ta käitub dioodina, takistab voolu liikumist valepidi pannes ja samamoodi ei lähe ka LED põlema, kuna teda ei läbi vool. Samas, kui ta nüüd panna õiget pidi, siis tuleb jälgida teist asja, ehk et enamus LED-e taluvad väga väikest voolu, ehk et kaudu 20 milliamprit. Erinevad värvid on natuke erineva suurusega, aga suurusjärk on umbes sama. Ehk et nõuab siis eeltakistit voolu piiramiseks. Näevad välja siis näiteks sellised erinevad LED-id. Ühesõnaga, täna siis käisime läbi sellised mõisted nagu pinge, vool, takistus ja võimsus ja nende vahelised seosed, samamoodi ohmiseaduse, elektriahelate erinevad tüübid ja siis elektriahelates kasutatavad
enam levinud komponendid. ja tänan vaatamast.